Kristjan, tee Eskimot. Tee Kristjanit. Teeme nii, et poole Eskimo nimi on Kristjan nüüd. Jah, see esimese poole nimi. Mingid sportlased on siin jõel või? No Kristjan Kaabiga vastu voolu. Ära mind pritsi, kurat, Ulves. Tõmba nüüd. Mis sa nüüd räägid? Mis nüüd juhtus? No ei ole hullu midagi, pane veel. Tuled mulle külla jälle või? Ei ole hullu. Kristjan, sa tahad vägisi ümber minna või? Ei saa. Kuule, sa on palju viis. Juhtus väike õnnetus. Anneli jäi kivi taha kinni. Milline harukordne juhus Pirita jõel? Jah. Kus aga kivi otsa? Kas on seda enne näha? Kus te poolearulised siia Pirita jõele nüüd tulite kõik? Tarmo, sina tõid need poolearulised siia Pirita jõele või? Mina ei tea, mina vaatasin, et mingid kivid on ja tulin ka. Soh. Siis mine sinna paremale läbi voolu. Mine sinna nüüd. Oodake, sportlased tulevad alla. Kas sportlased tulid nüüd alla või? Vabandage, mis sporti te teete? Kas ta ei julge tulla või? Sa oled ikka kuradi lammas küll. Sa alati kujutad ette, milline vesi siin oli, kui need kivid olid kõik vee all. Et sai veel, et lähme äärest, siis on suurem tõmme. Jah. Lähme jällegi äärest. Või sealt paremini. Siin on... Stabiilne on see tegelikult ikka küll. Siin on jaanuari tormiga oli nii, et need kõige suuremad sinu selja taga olevad kivid olid nii vee all, et me sõitsime siit nii nagu sileda veega üle niimoodi, et... Seal käib nüüd Anneli ära rääkimine.
mis asjad need olid? Tule nüüd siia, räägi üks paar ajaloolist sõna. Mis sellel veel viga oli? Kiire oli või? Kuidas ta siis kiireks muutus? Kuidas ta kiireks muutus? Seal üleval on kõrgem ja all on madalam. Seda mina ei teadnudki. Aga sa mine nüüd proovi siit niimoodi tagasi sõita. Vaata, ma aitan sind kohe siit mööda. Kuule, no tee Kristjanit, noh. Ma tahan seda mitte 99 näha, vaid 66. Sa ikka tead, et sul on kiivri taga 99 või? Aga see on kõik suhtel.